Mängi ettevaatlikult, Alfi. Kas ma võin pisikestega mängida? Küsib Alfi emalt ja sirutab käed välja, et õde ja venda sülle haarata. Jah, aga sa pead väga ettevaatlik olema. Nad on veel väiksed, manitseb karu ema. Kas me ei võigi koos maadelda, küsib Alfi pettunult. Ei, vastab karu ema, aga jõudu katsuda, pärib Alfi. Ei, Alfi, keelab ema kindlalt. Too neile õues midagi huvitavat. Neile on ju kogu maailm väljaspool koobast veel uus ja põnev, pakub karu ema. Alfi paistab segaduses olevat, aga ma ei tea, mis neile võiks meeldida, ütleb Alfi. Värske kevadhommiku hääled kostavad koopasse. Too neile midagi rahustavat, nagu vihmarabin pikas rohus või lehesahin puuokstel. Alfi asubki teele. Kaugele eemal paistavad suured tumedad pilved ja üle mägede kostab kõuekümin. See annab Alfile hea idee. Kõuemürin on palju põnevam kui vihmarabin rohus või lehesahin puuokstel. Alfi ruttab tagasi pisimummide juurde. Alfi tormab koopasse ja hüüab kahte kivi omavahel kokku lüües. Kuulake nüüd! Põmm, 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 tõin teile kõuemürina. Ära tee, Alfi, manitseb karu ema. Selline lärm ehmatab pisikesed ära. Minu arust see meeldis neile, arvab Alfi. Karu ema mõtleb veidi ja ütleb siis Alfile. Too pisikestele hoopis midagi magusad. Näiteks veidi mett või värsked rohuvõrseid. Alfi asub jälle teele. Ta kõnnib ja kõnnib, kuni jõuab järve kaldani. Seal tekib tal veel parem idee. Pisikestele meeldib see kindlasti, hüüab ta ja paterdab vette. Mõni aja pärast jõuab Alfi jälle koju. Vaadake, pisikesed, mis ma teile süüa tõin, hüüab Alfi uhkelt. Oi, seda ei tohi neile anda, noomib karu ema Alfit ja võtab suure kala tema käest ära. See on ju suurem kui nemad. Aga mul võttis nii kaua aega, et see kala kinni püüda, protesteerib Alfi. Karu ema ringutab nii südames, et laes alla ripuv ämblikuvõrk kõditab tema kõrva. Muidugi võib see pisikesele tuua midagi niisugust, mida nad katsuda ja tunda saavad, ütleb ta Alfile, nagu kerge kevadtule puudutus või udusule kõditus. Alfi läheb jälle välja ja puude vahel ringi tiirutades tuleb talle veel üks hea idee. Kõdi, 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 naerab Alfi tagasi koopsi jõudes, õõnnalt kõditab ta pisikesi õuest urjatud oksaga. Atsi, atsi, aevastavad pisimõmmid selle peale. Lõpeta kohe ära, kurjustub karu ema Alfiga. Kiiresti tõmbab ta oksa tema käppade vahelt ära. Selle peale puhkeb ema Alfi nutma. Sulle ei meeldi mitte ükski minu mõte, ütleb ta nuuksudes. Tasahilju hiilivad koopasse magusad kevadlõhnad. Ära nüüd mossita, ütleb karu ema Alfile. Võib-olla meeldiks pisikestele midagi, mis hästi lõhnab. Too neile aasalt varajasi lilli või metsas männikäbisid, pakub karu ema. Alfi lahkub jälle koopast. Lähen ja korjan pisikesele mõned lilled, nagu ema soovitas, mõtleb Alfi oma ette. Esimest lille korjates aga avastab ta roosist midagi hoopis huvitavamat. Veel enne, kui Alfi koopasse jõuab, peatab teda karu ema. Alfi, mida sa oma arust teed? See on ju skunk, see loom haiseb. Vii see kohe sinna tagasi, kus sa ta leidsid. Alfi laseb skungi kurvalt vabaks. Tundub, et ma ei oska mitte midagi õigesti teha, kurdab ta. Ja tegelikult ma ei tahagi enam pisikest mängida. Nendega on niikuinii igav. Alfi istub kurvalt koopa esisele kivile. Õues hakkab vihma sadama, aga Alfi ei tee sellest väljagi. Ta saab üha märjemaks ja märjemaks. Karu ema tuleb välja ja haarab Alfi sülle. Anna andeks, Alfikene. Ma tean, et sa tahtsid ainult aidata. Täpselt see hetkel tuleb päike välja ja paneb vihmapiisad valguse käest sillerdama. Emme, hüüab Alfi,
ma nägin just midagi, mis pisikestele kindlasti meeldiks. karuema toob Alfi väikese õevenna õue ja ütleb, vaadake, kullakesed, vikerkaar. Vikerkaar kõrgub uhke võlvina üle terve oru, aga pisikesed karupoed on hoopis millestki muust huvitatud. Nad ei vaatagi vikerkaart, vaid hoopis mind, hüüatab Alfi. Ilmselt nad teavad, mis neile kõige rohkem meeldib, ütleb karuema ja kallistab kõiki kolme kõvasti.